Ferdinand Johann Wiedemann sündis 30. märtsil 1805 Haapsalus. Wiedemanni kodused keeled olid saksa ja eesti keel. Isa kõneles veel ka vene, prantsuse, inglise ja rootsi keelt. Arvatavasti sealt tuligi tulevase akadeemiku suur huvi keelte vastu. Wiedemanni pere oli üks haritumaid Haapsalus. Ferdinand Johann hakkas lugema juba 4-aastaselt ning enne kooliminekut õppis ta oma isa ja ühe vanema õe käe all prantsuse ja vene keelt. Wiedemann läks 9-aastaselt Kreisi kooli, kus ta osutus parimaks õpilaseks. Ta läbis koolikursuse kõigest 2 aastaga, kuid ta oli veel liiga noor, et minna gümnaasiumisse õppima. 3 lisaaasta jooksul õppis ta Kreisi koolis prantsuse, ladina ja inglise keelt. Excusez-moi, enchanté! 1819. aastal saadeti ta Tallinna Kubermangu gümnaasiumi. Ferdinand Johann võeti vastu keskmisesse klassi ehk sekundasse. Aasta pärast viidi ta üle viimasesse klassi ehk priimasse ja 1821 lubati ta juba abituuriumi eksamitele. Ferdinand Johann Wiedemann jätkas õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kuid teisel semestril astus ta pedagoogilis-filoloogilisse seminari, kus õppis vanu ja klassikalisi keeli, aga ka itaalia, inglise, araabia ja armeenia keelt. Ciao, marhaban! Wiedemanni hobiks oli ka maletamine. Aastast 1824 oli ta sageli mängupartneriks kuulsale malemeistrile Lionel Kieseritskile. Võib järeldada, et Wiedemann oli talle malemängus võrdväärne partner. 1830. aastal asus Wiedemann tööle Miitevi gümnaasiumis, kuid seal jäid tema lingvistilised harrastused soiku. Oi, milline meeldib üllatus! Tallinna Kubermangu gümnaasium otsib kreeka keele õpetajat. Suurepärane! Mul on lõpuks põhjust naasta linna ja kooli, kus ise õppisin. Tallinna Kubermangu gümnaasiumi teaduslikuks õpetajaks kinnitati Ferdinand Johann 20. jaanuaril 1837. Ta jäi sellesse kooli ning Tallinnasse ligi 20 aastaks. Tema pedagoogiline karjäär kujunes tulemusrikkaks. Vabal ajal pühendus Wiedemann teaduslikule tööle. Wiedemann oli Kubermangu gümnaasiumis ühtlasi ka raamatukogu hoidja. Ta koostas haruldaste teoste ja käsikirjade kohta üksikasjalikke nimekirjasid. Lisaks oli ta veel botaanikaõpetaja ning andis välja botaanikaalase detailse raamatu, mis saavutas edu. Wiedemann ning baltisaksa õigusteadlane ja ajaloolane Karl Julius Albert Pauker asutasid koos Eestimaa kirjanduse seltsi. Nad kogusid sinna asjahuvilisi igast valdkonnast. Wiedemann oli Eestimaa kirjanduse seltsi kirjatoimetaja, asepresident ja eesti keele sektsiooni juhataja. Wiedemanni uurimistööd soome-ugri keelte alal tõid kaasa tema valimise Peterburi Teaduste Akadeemia kirjavahetaja liikmeks, hiljem erakorraliseks ja 1859 korraliseks akadeemikuks. Kuna eesti keele kohta polnud veel ühtki ulatuslikumat grammatikat, võttis Wiedemann selle olukorra parandamiseks aastal 1861 kuni 68 ette ulatuslikke uurimisretki eesti keelealale, suheldes retkede käigus mitmete rahvusliku liikumise tegelastega, nagu näiteks Liidia Koidula, Karl Robert Jakobson, Jakob Hurt ning teised. Ma olen nüüd omandanud piisavalt teadmisi eesti keele kohta ning loon kogumiku. Uurimisretkede tulemusena avaldas Wiedemann aastal 1869 eesti-saksa sõnaraamatu, mis sisaldab hulgaliselt rahvakeelset fraseoloogiat ja murdesõnavara ning on tänaseni üks suuremaid trükis ilmunud eesti keele sõnavara kogusid. Ning aastal 1875 eesti keele grammatika, mis on esimene teaduslik eesti keele grammatika läbi aegade. Wiedemanni grammatikat võib pidada üheks eesti kultuuri alustekstiks, sest sellele tuginedes kujundati arusaam eesti rahvuskeele struktuurist. Lisaks sellele on see rahvusvaheliselt kõige laiemalt levinud eesti keelt tutvustav klassikaline käsitlus maailmas. Ferdinand Johann Wiedemann suri 17. detsembril 1887. aastal Peterburis. Tema mälestust säilitatakse tema sünnilinnas, kus on tema nimeline kool, Haapsalu Wiedemanni gümnaasium, ja Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumis, kus ta õppis ja töötas 20 aastat. Mälestustahvel akadeemiku õppimise õpetamisaastatega selles koolis läks tõenäoliselt kaduma 1998. aastal, kui Gustav Adolfi gümnaasiumis toimusid renoveerimistööd. Alates 1989. aastast antakse välja Eestis väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinda, mille on saanud näiteks Henn Saari, Bent Nurmekund, Uno Liivaku ja Lennart Meri.
Väljapaistva õpetlase huvitavast elust ja mitmekülgsest teaduslikust tegevusest on võimalik lisaks lugeda akadeemik Paul Ariste raamatust Ferdinand Johann Wiedemann.